Ja sõber, tere tulemast kirikuaasta viimase pühapäeva vaimulikust mõtisklusest osa saama. Luterlikus traditsioonis on see igavikupüha ehk surnute mälestuspäev. Alates 1925. aastast on hakatud seda tähistama üldkiriklikult ka Kristus kuninga päevana. Kuidas me seda päeva ka ei nimetaks, on see siiski kirikuaasta lõpp, kuid mitte kurb, vaid kuninglik lõpp. Kõige olulisem on täna siiski küsimus, mis on selle püha sõnum. Sellele küsimusele vastab meile evangelist Lukas oma evangeeliumi 23. peatükis 35. kuni 43. salmini. Kuulakem. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama, aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud päästku iseennast, kui ta on see ära valitu, Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat. Ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust, eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Ja sõber, see, mis me kuulsime, on hämmastav. Kui mõtleme kuningast, siis kerkib meie silme ette tavaliselt keegi, kes kannab kallist kuube ja kuldset kalliskividega kaunistatud krooni. Keegi, keda uhkes palees austatakse ja teenitakse. Kuuldud evangeeliumis kohtame me aga kuningat, kes on nõrk, põlatud ja armetu. Risti löödud kuningat. Tema kuninglikust kirjeldatakse vaid läbi rahva pilgete. Rahvajuhid, sõdurid ja isegi üks kurjategijatest teotavad teda. Teisi on ta päästku iseennast, kui ta on ära valitu Jumala Messias. Sõdurid aga astusid ta juurde, pakkusid äädikat ja ütlesid, kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Isegi surmaotsuse põhjust kirjeldav tahvel tema pea kohal kuulutab irooniliselt, see on juutide kuningas. Ometi just see pilkena mõeldud tiitel osutab tahtmatult Jeesuse jumalikule hiilgusele, mis sai avalikuks just selles häbiväärses surmas. See ei ole ainult Jeesuse kui kuningate kuninga, vaid ka tema kuningriigi paradoks. Tahtmatult küsime meiegi, miks Jeesus ristilt alla ei astunud. Siis oleks kohe kõigil olnud selge, kellega on tegemist. Kuid Jumala teed on kõrgemad kui meie maised kujutlused väest ja võimust. Jeesus oli ju öelnud Pilatusele, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Ja nüüd me näemegi seda teistsugust kuningriiki. Tõsi küll, maisest perspektiivist vaadelduna. Ja selle kuningriigi kuningat okaskrooniga kroonituna ristil rippuvat.
kas see on kõik? Kas see ongi lõpp või on ka see teistsugune lõpp? Keset seda kannatust ja piina kõlab korraga Jeesuse palve. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See on esimene sõna, mida ta ristil ütleb. See on taevase kuningriigi nii-öelda esimene seadus ja see on andestuse seadus. Kuid see soov saab kohe ka nii-öelda kullaproovi. Jeesuse vasakul ja paremal käel ripuvad ristidel röövlid. Üks teotab teda nagu rahvulki, teine aga tunnistab oma ja kaaslase süüd. Ja ütleb, meie ripume siin küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja siis ta palub Jeesust, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled mu oma kuningriiki. Ta uskus Kristuse kuninglikusse. Ta usk oli sel hetkel isegi suurem kui Jeesuse jüngrite oma. Ta ei palunud oma piinadele leevendust, vaid palus päästet Jumala viha eest. Ja Jeesus vastas talle otsekohe ja tingimusteta. Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Siin leiab erilise väljenduse kuningate kuninga Jeesuse Kristuse tõeline iseloom. Tema võim ja meelevald leiab oma tegeliku väljenduse Jumala armus. Ja röövelristil on selle jumaliku armu esimene vili. Hea sõber, Jeesuse kuningriik ei ole sellest maailmast. Selles valitseb alastus ja andestuse seadus. See on Jeesuse kuningriigi iseloom. Selle kuningriigi vägevus avaldub just seal, kus me seda kõige vähem ootame, alanduses. Seal, kus paljud näevad inimelu kurba lõppu, näeme meie alastuse ja armu kuningat ja avatud taevast. Mõnedki meist võiks nüüd küsida, aga mida selle teadmisega peale hakata? Kuid mõtle oma elule, suhetele ülemustega, kolleegidega, pereliikmetega. Kas oled nende suhete keskel selles karmis maailmas okaskrooniga kuninga esindaja? Või esindad sa maailma, kus valitseb andestus ja alastus? Kuidas sinuga on? Mõtle selle üle, aga palvetagem. Issand, sina näed meie maise elu püüdlusi ja läbikukkumisi. Anna meile andeks soov olla kõiges esimene ja kõige tugevam. Kingi meile andestuse ja alastuse vaimu, nagu sina meilegi oled armu andnud. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.